Umbrohud on mullaviljakuse säilitamise ja parandamise kõrval võib-olla mahedatele üks kõige sellisem peavalu valmistavam teema. Ja tegelikult ega mahedas ei olegi oluline see, et need põllud peaksid olema täiesti monokultuurid ilma ühegi teise liigita, vaid ikkagi umbrohud peaks olema põllu üks osa, aga nad ei tohi kindlasti konkureerida kasvava kultuuriga ja nad ei tohi vähendada siis selle kultuuri saagi taset. Seetõttu on siis mahedas hästi oluline kasutada ära kõik võtted, mida üldse võimalik on teha ja siia kuuluvad nii ennetavad kui ka otsesed tõrjevõtted. Et külvikord on mahedas A ja O ja tegelikult ka selle umbrohtude kontrolli all hoidmisel on külvikorral väga suur osa. Aga hästi olulist rolli mängib ka siis mulla ettevalmistamine külviks, sõnnikumajandus, haljasväetised, seemnete puhtus, külvise norm ja tegelikult siin on mul välja toodud ka keemiline umbrohutõrje, et see ei ole mõeldud mahetootjale, küll aga ka tavatootja peaks kasutama seda keemilist umbrohutõrjet kõige viimase võttena. Et ei pea ka tavatootja minema kõige lihtsamat teed. Umbrohtudel, nagu ma ütlesin, on positiivsed omadused ja kindlasti negatiivne pool. Et tarvitavad nad siis suurel hulgal toitaineid ja valgust, niiskust, et igal juhul umbrohud on kohastunud ju meie põllutingimustega paremini, kui on seda kultuurtaimed ja umbrohu seemned hakkavad idanema juba palju varem, kui seda teevad kultuurtaimede seemned ja seetõttu igal juhul need umbrohud saavad kultuurtaimede ees kasvueelise, kui on külviaeg vale või see muld on halvasti ette valmistatud. Et umbrohtude kontrolli all hoidmine nõuab siis tegelikult ka lisakulutusi ja see ei ole mitte siis väike. Umbrohud on ka paljude taimehaiguste ja kahjurite levitajad, et paljud taimehaigused nii-öelda läbivad oma teatud elutsüklid umbrohtude peal ja paljud kahjurid siis, mis meil on põllukultuuridel, toituvad ja elavad siis ka umbrohtude peal. Ja muld soojeneb umbrohtunud põllul aeglasemalt, et see on kevadel just hästi oluline, et see muld saaks õige soojuse võimalikult vara, et saaks külvidega peale hakata. Ja kõrrelistel umbrohtudel ja tegelikult ka näiteks pujudel on jällegi kultuurtaimedele allelopaatiline mõju, ehk siis nende juure eritised taimede laguproduktid mõjuvad kultuurtaimede kasvu pärssivalt. Teine pool, miks me nüüd neid umbrohtusid nii väga ei peaks iga hinna eest viimseni põllult ära hävitama, on see, et nad muudavad põllu bioloogiliselt mitmekesisemaks ja seega ka ökoloogilisemalt tasakaalustatumaks, et umbrohtudel elavad ja toituvad mitmed kasulikud putukad, näiteks jooksiklased, kes meil on tegelikult suured kahjulike putukate hävitajad põllul teatud eluetappides toituvad näiteks umbrohu seemnetest, aga samamoodi ka parasitoidid elavad meil umbrohtudel. Ja hea näide on see, et kui minna niidule, siis seal ju meie mõistes, põllu mõistes umbrohud ainult ongi, aga nad on terved ja nad on nii-öelda haigustele, kahjuritele üsna vastupidavad. Siis umbrohu seemned on toiduks ka paljudele lindudele ja loomadele. See on jällegi selle põllu ökosüsteemi seisukohalt hästi oluline, et seal oleks ka esindatud see lindude ja loomade pool.
Mõned umbrohud on ka head meetaimed, ehk siis tulevad meil tolmeldajad sinna põllule ja umbrohtusid saab kasutada ka püünistaimedena, näiteks ristõielissi, kuhu siis kogunevad kahjurputukad, et neid sealt lihtsamini ära hävitada, et nad ei jõuagi põllu kultuurtaimede peale kahjustust tekitama. Ja selleks, et siis umbrohu tõrjet üldse planeerida ja umbrohtudega hästi läbi saada, nende vastu vajalikul määral võidelda, siis tuleb tunda nende umbrohtude nii-öelda hingeelu ja teada, kuidas need umbrohud siis toituvad, milline on nende arengutsükkel, et see siis kõik tegelikult mõjutab umbrohutõrje planeerimist mahetootmises. Ja kui nüüd vaadata toitumise järgi, siis jagatakse umbrohud parasiitumbrohtudeks ja mitteparasiitumbrohtudeks. Parasiitumbrohtusid meil on siis väga vähe. Nemad meil tegelikult suuri nii-öelda kahjustusi põllukultuurides ei tekita, et parasiitumbrohtudest võib-olla nimetan siin võrmi, et neid on väga palju liike, aga neid on viimasel ajal ikka väga-väga harva leida. Ja poolparasiidid on siis härgeinad näiteks, et nemad ka meil otseselt põllule umbrohuks ei tule, vaid ikkagi sellised metsaääred, kraaviääred, kus nemad elavad. Mitteparasiitumbrohud on siis need, mis on meiega olulisemad põlluumbrohud ja nemad siis jagatakse oma arengutsükli järgi. On lühiealised umbrohud ja mitmeaastased umbrohud. Lühiealised umbrohud on sellised, mis kannavad seemet oma elu jooksul ühe korra. Et kui seeme saab valmis, siis taim sureb ka ära. Ja mitmeaastased on siis sellised, mille maapealsed osad talveks jällegi nii-öelda kukkuvad, kevadel hakkavad jällegi uuesti kasvama, elu jooksul kannavad seemet palju kordi. Ja kui nüüd vaadata siin neid lühiealisi umbrohtusid, siis jagatakse nad suviumbrohtudeks, talvituvateks taliumbrohtudeks ja 2-aastasteks. Suviumbrohud, kui nad on teil taliviljast sügisel tärganud, siis nemad saavad talvega hukka ja kevadel nad taliviljades enam mingisuguseid probleeme ei põhjusta. Talvituvad ja taliumbrohud, et kui nemad nüüd tärkavad sügisel taliviljadega koos, siis nemad elavad talve ilusti üle ja kannavad vilja järgmisel aastal. Ja 2-aastased on siis sellised, mis vajavadki oma elutsükli läbimiseks 2 aastat ja siin 2-aastastest näiteks kollane mesikas on võib-olla üks levinumaid umbrohtusid. Suviumbrohud, valge hanemalts, tuulekaer võib-olla levinumad talvituvad ja taliumbrohtudest, vesihein, siis kesalill, rukkilill, et nemad on sellised, mis just nagu ongi taliviljadele iseloomulikud umbrohud, et kui need rukkilill ja kesalill kevadel tärkavad, siis tihtilugu nad ei jõuagi veel sügiseks seemet valmis saada, nii et nad tahaksid ka seda talve veel üle elada. Ja nende lühiajaliste umbrohtude puhul on siis jällegi oluline see sügisene kõrrekoorimine, et provotseerida nende seemned kasvama ja kui nad on juba kasvama läinud, siis järgneva harimisega nad nii-öelda mulda harida ja ära hävitada. Ja suviumbrohtudele või nendele lühiajalistele umbrohtudele avaldavad siis väga head survetõrjet nii liblikõielised kultuurid kui ka vahekultuurid, et nende kasvatamisel me saame lühiajaliste umbrohtude arvukust kontrolli all hoida. Ja suviumbrohud, talvituvad taliumbrohud on üsna kergesti ka mehaaniliste vahenditega, no näiteks äästamisega teraviljades kontrolli all hoitavad. Mitmeaastased
umbrohud jagatakse siis oma vegetatiivse leviku järgi vähelevivateks umbrohtudeks ja hästi levivateks umbrohtudeks. Et vähelevivad umbrohud on sellised, et kui me nende juure katki teeme tükkideks, siis igast sellest juuretükist võib kasvada uus taim, millel on punkt küljes, aga nad ei levi oma kasvukohast kaugemale. Et no näiteks sammasjuureliste kõige parem näide võib-olla on siis võilill, et levib hästi küll seemnetega, aga on võimeline levima ka vegetatiivselt. Kõige suuremat kurja meil põllu peal teevadki just need hästi levivad umbrohud ja nendest siis võib-olla kõige rohkem need risoomidega levivad ja roomjuurelised. Kui nüüd põsunditega umbrohtude peale mõelda, siis võib-olla hanijalg on üks selline esindaja, keda leidub. Ta ei tule küll päris põllu peale, kui see põld ei ole just väga tihenenud mullaga, et ta on pigem ikkagi sellistest põllu äärtes, kraavi äärtes, teede äärtes. Kui nüüd rääkida risoomidega umbrohtudest, siis risoomid on tavaliselt üsna mulla pindmises kihis ja nad saab harimisega üsna kergesti välja kurnata. Et kui me mõtleme kas või oraseina peale, siis tema risoomid ongi selles 20 sentimeetrises kihis ja lisaks sellele on oraseina risoomid ka hästi sitked, et nad ei lähe mulla harimisega kergesti katki, et neid saab isegi põllult välja kammida. Roomjuurelised on näiteks ohakad, et nii põldohakas, põldpiimohakas, nende juured nüüd lähevad oluliselt sügavamale ja nende hävitamine on siis oluliselt keerulisem. Jällegi omal kohal on sügisene koorimine, et peale viljakoristust lastakse siis need pikaajalised umbrohud kasvama, et neil on tekkinud roheline lehemas peale, siis kooritakse ja võimalusel ka teist korda kooritakse ja siis kas küntakse sügavamatesse mullakihtidesse, et nad ei suudaks enam välja tulla või siis kevadel haritakse näiteks hanijalgadega see põld läbi küll, aga ei tohi nende umbrohtude rohkel esinemisel kasutada kevadel neid juuri tükeldavaid agregaate, ehk siis kindlasti ei tohi minna kevadel randaaliga põllule, kus on need vegetatiivselt hästi levivad umbrohud. Et sellega me ise siis paljundame neid tahtmatult edasi. Ja kui vaadata siin nüüd neid ennetavaid võtteid, siis kõigepealt tuleks suurendada meie põllukultuuride konkurentsivõimet, et teha kõik selleks, et meie põllukultuur kasvaks hästi, oleks tugev ja konkurentsivõimeline. Et kõigepealt korralik mullaharimis ja külvitehnika, et muld peab olema ikkagi korralikult haritud, et ta ei oleks suurte pankadena ja see külvi ja mulda tuleb harida siis ka õigel ajal, et see muld ei oleks kevadel liiga märg. Ja kasutada tuleb siis ka korralikku külvitehnikat, et ei tekiks sellist olukorda, kus mõned seemendid on olnud kinni mingil põhjusel või ei ole välja külvanud, et taimik peab saama ühtlane. Kindlasti peab olema kasutatav seeme umbrohu seemnevaba, et kui te ka enda seemet kasutate, siis kindlasti see peab olema ennem puhastatud. Siis valida võiks kiire algarenguga ja kõrge kasvulised sordid ja ka sellised sordid, mis on laiema lehega, et jällegi pakuvad paremat konkurentsi umbrohtude suhtes. Oluline on ka optimaalne külviaeg, sest nagu ma enne ütlesin, umbrohu seemned on palju tolerantsemad, nad hakkavad idanema madalama temperatuuriga mullas ja näiteks siin aastaid tagasi on hakatud külvama
hernest väga vara. Et tegelikult herneseeme idaneb ikkagi siis, kui temal on mullast piisavalt soojust, aga umbrohud hakkavad seal 1-2 kraadi juures ja seega umbrohud tärkavad ennem ja pärast seda nii-öelda äästamisega umbrohtusid kontrolli all hoida on palju keerulisem. Siis oluline on ka taimede toitainetega piisav varustamine. Kui taimed on hästi toidetud, siis on nad ka kasvujõulised, nad on umbrohtude suhtes konkurentsivõimelisemad. Siis loomakasvatajad, kellel on sõnniku teema, et kindlasti idanemisvõimeliste umbrohuseemnete sõnnikusse sattumise vältimine. Ühelt poolt see sõnnik tuleks korralikult komposteerida, et seal see temperatuur oleks 60-70 kraadi, sellega umbrohuseemned hävitatakse ja sõnnikut ei tohiks jätta lihtsalt kusagile aunadesse, et need umbrohtuvad väga kiiresti ja sealt jällegi umbrohuseemned tulevad siis põllule tagasi. Ja oluline on ka siis väljaspool põldu kasvavate umbrohtude hävitamine, ehk siis meil on väga olulised need ribad põldude ääres, et tagada see mitmekesisus, aga samas need peavad olema ära niidetud enne, kui umbrohuseemned hakkavad valmima ja levima. Ja oluline on siis ka tühikute vältimine põllul, et tühikusse kohe esimese asjana tuleb umbrohi. Siis kultuuride mitmekesisus on hästi oluline. Et siin nüüd näete 2 erinevat külvikorda, kus siis vasakpoolsel on kasvatatud ainult 1-aastasi külvikordasid ja parempoolsel on külvikord, milles on kasvatatud ka siis mitmeaastast põldheina lisaks 1-aastastele põllukultuuridele. Ja nagu te näete, siis seal, kus ei ole olnud põldheina, seal on ka oluliselt rohkem just neid vegetatiivselt hästi levivaid umbrohtusid, et siin konkreetselt on tegu siis põld ja põldpiim ohakaga. Siis edasi kultuuridel on erinev umbrohtude allasurumise võime ja siin on nüüd üks jooks, on siis kultuurid pandud ritta nii umbrohtude allasurumise võimelt lämmastiku vajadusel ja nagu te näete, siis kõige paremad umbrohtude allasurujad on põldheinad, nutsernid, ristikud ja samas nende lämmastiku vajadus on kõige väiksem. Ja keskmise umbrohtude allasurumise võimega ja väikse lämmastiku tarbega on siis need 1-aastased liblikõielised taimed ja kui me vaatame nüüd siin teravilja poolt, siis rukkis, tatar ja kaer on meie teraviljadest hea umbrohtude allasurumise võimega ja ka nende toitainete vajadus ei ole nii suur, kui me võrdleme siin näiteks odranisu, et nende umbrohu allasurumine on väike ja samas nad on ka toitainete suhtes üsna nõudlikud kultuurid. Umbrohtude suhtes avaldavad ka väga head survetõrjet siis just allakülvid ja segukülvid ja siin nüüd, kui on külvikorras ristik, siis ristik toimub väga hästi umbrohtude allasurujana juba siis, kui ta on alles rajatud. Ja hästi siis sobivad umbrohtude tõrjeks ka või allasurumiseks ka vahekultuurid ja siin nüüd siis konkreetselt on pilt rukkist, mis avaldab umbrohtudele nii otsest konkurentsi kasvu pinna, vee, toitainete suhtes, aga rukkis
avaldab siis ka allelopaatilist ja fütotoksilist mõju, ehk siis rukki juure eritised pärsivad väiksema seemneliste umbrohtude idanemist. Ja kui nüüd siin vaadata jällegi meie katsetulemusi, siis on selgelt näha, et selles mahe-null süsteemis, kus meil ei ole üldse vahekultuuri, seal on umbrohtumus oluliselt kõrgem kui seal, kus on kasutatud vahekultuure. Ja vahekultuuridest siis talirukis, nagu ma juba ütlesin, on kõige parema mõjuga, kuigi tema biomass võib-olla ei ole kõige suurem. Et orgaanikat tuleb mulda võib-olla vähem, et siis võikski ta kasutada segus teistega, aga umbrohtude allasurumise seisukohalt siis väga hea. Umbrohtudele tegelikult avaldab kaudselt mõju ka mulla tervis. Et kui muld on ikkagi toitainete rikas ja aktiivse elustikuga, siis see avaldab mõju ka umbrohtudele. Ja nagu te siit jooniselt näete, siis jällegi seal, kus on selline bioloogiliselt aktiivne muld, kus on mulla elustik kõrge just mahesüsteemides, seal on ka umbrohuseemnete arvukus mullas suhteliselt tagasihoidlik. Et selles tava 2 süsteemis, kus on kasutatud palju väetisi, seal on ka umbrohutaimed suuremad ja nende seemnetoodang on ka sedavõrd suurem. Umbrohu levikut mõjutavad ka tegelikult mullastiku tingimused ja mõned umbrohud on siis sellised head indikaator-umbrohud, mis näitavad välja, et teie põllul ongi midagi valesti. Ja kui me selle vea likvideerime, siis tegelikult kaovad ka umbrohud iseenesest. Et siin kõige vasakpoolsel pildil on happeliste muldade kõige parem indikaator ja selleks on väike oblikas. Et väike oblikas ei kasva mitte kusagil mujal kui ainult happelisel mullal. Keskmistel piltidel siis paiseleht ja osi. Mõlemad näitavad seda, et muld on liiga tihenenud, muld võib olla ka happelisemaks muutunud ja mulla vee režiimiga on midagi korrast ära. Et kas siis on põhjavesi liiga kõrgel, on maaparanduse drenaažid umbes, et jällegi, kui me mulda kobestame sügavamalt, likvideerime happesuse, siis ka nende umbrohtude esinemine jääb oluliselt madalamaks. Parempoolsel ülemisel pildil on nälghein. Nälghein näitab seda, et põllumuld on toitainete poolest väga vaene ja kindlasti vajaks toitainetega rikastamist, et kas siis kasvatadagi haljasväetiskultuure mullaviljakuse parandamiseks või kasutada sõnnikut või kasutada siis ka tegelikult meil poest saadavaid mullaparandusaineid, orgaanilisi väetisi. Ja kõige alumine pilt parempoolne on siis vesihein. Kui teil on põllul palju vesiheina, siis tegelikult see näitab, et teie põllumuld on väga heas korras, et vesihein on väga nõudlik nii mulla viljakuse kui ka mulla struktuursuse suhtes. Ja kui nüüd rääkida siis juba mulla harimisest, siis kõrrekoorimine. Kõrrekoorimist ma olen täna mitu korda juba maininud, et kõrrekoorimisega siis provotseeritakse idanema umbrohu seemned ja hiljem saab need siis hävitada. Samamoodi vegetatiivsete umbrohtude väljakurnamine toimub selle kõrrekoorimisega ja tegelikult kõrrekoorimisega me provotseerime kasvama ka varisenud terad, mis siis täidavad ühelt poolt nii vahekultuuride ülesannet, aga teiselt poolt siis ka nad ei ole järgmises kultuuris enam umbrohuks. Ja enne ma juba ütlesin, et hästi oluline on see külvikorras
haljasväetiste kasvatamine, põldheina kasvatamine ja see umbrohtumus tegelikult sõltub siis ka sellest, kui intensiivne meil on mulla harimine. Et järjest rohkem meie tootjad lähevad üle minimeeritud harimisele, kuna see on odavam, see on keskkonnasõbralikum, aga kui me vaatame umbrohutõrje seisukohast, siis mulda peaks ikkagi aeg-ajalt kündma ja siin on nüüd jällegi meie katse pealt pildid, kus siis mulda on peale koristust randaalitud ja on kasutatud erinevat künnisügavust ja nagu te näete, seal, kus on olnud see harimissügavus madal, seal on ka põldohakaga umbrohtumus oluliselt kõrgemal tasemel kui seal, kus on kasutatud 24-25 sentimeetrist kündi, et seal praktiliselt umbrohtu just seda ohakat ei esine. Nii et kui teil on ikkagi ohakaga tugevasti umbrohtunud põllud, siis koorige võimalusel 2 korda sügisel ja kindlasti peaks järgneva sügavam künd, et see välja kurnatud taime juured viia sügavamatesse mullakihtidesse, kus nad enam ei suuda siis välja tulla. Siis kas künde või kobestada kevadel, et jällegi umbrohutõrje seisukohast oluline küsimus, eks. Kevadel künniga me vähendame umbrohtumust, aga jällegi oluline on see, et me ei tohi kevadel mulda ära kuivatada, et see ajastus on ülioluline. Kui on tegemist juurumbrohtudega, siis need peaksid olema tärganud ja kasvama hakanud ja nende puhul siis ikkagi ainult künd. Et juurumbrohtude rohkel esinemisel me ei saa kasutada minimeeritud mulla harimist. Ja nagu ma juba ütlesin, kevadel ei tohiks kindlasti kasutada randaali kõrrekoorleid nendel põldudel, kus esineb siis rohkelt vegetatiivselt hästi levivaid umbrohtusid. Ja siin jällegi katsetulemustest, kus me siis võrdlesime reaalaastatel kündmise ja otsekülvi mõju umbrohtumusele ja nagu te näete, siis ikkagi meil olid üle Eesti katsed, et siin on nüüd võetud kõik need üle Eesti katsed kokku, siis künd on umbrohtude suhtes palju efektiivsem. Siis üks võte veel, mida saaks kasutada just aeglasemalt idanevate köögiviljakultuuride puhul ja ka hilja külvatavate kultuuride puhul, näiteks põllukultuuridest tatra kasvatamisel on siis viiviskülv, ehk siis see on tavalisest külviajast hilisem külv. Kevadel kõigepealt haritakse maapind ära esimesel võimalusel nagu tavaliselt ja seejärel oodatakse siis umbes paar nädalat, kuni umbrohu seemned on hakanud idanema ja vahetult enne kultuurtaimede külvi haritakse siis see hästi mullapindne kiht paari sentimeetri sügavuselt uuesti ja sellega hävitatakse siis tärganud ja ka need umbrohud, mis ei ole veel tärganud, aga mille seeme on juba idanenud, ehk tal on siis see idujuur juba küljes. Et sellega saab siis oluliselt jällegi umbrohtumust vähendada. Ja mõni sõna ka otsesest ehk kultuuride kasvuaegsest umbrohutõrjest keskendun põllukultuuride, teraviljade, herne, rüpsikasvatusele, et köögiviljanduses, kartulikasvatuses saab kasutada hoopis teisi võtteid ja teraviljakasvatuses võib-olla kõige olulisem ongi siis see äestamine. Tuleb kõne alla ka reavahede harimine, kui on tegu laia reavahega külviga, siis kui on haljasväetised, põldhein, siis niitmine, et niitmisega me saame vähendada ka pikaajaliste umbrohtude arvukust ja siin on välja toodud ka multsimine, mis siis sobib just köögivilja
kultuuridega ja tõrjet tuleb teha ikkagi siis, kui umbrohud on väikesed, et kui neil on idulehed või paar pärislehte, siis nad on igasuguse umbrohutõrje suhtes oluliselt tundlikumad. Ja äästamisest siis mõni sõna, et kindlasti äästada õige mullaniiskuse juures ja mida väiksemas kasvufaasis on umbrohi, seda efektiivsem see äästamine on. Ja idulehtede faasis äästamisest hävib keskeltläbi 60% umbrohtudest. Ja hästi tundlikud äästamisele on näiteks vesihein, kannike, aga vastupidavamad on siis tuulekaer, roomavmadar, mille juured kinnituvad siis tugevamalt mulda. Ja äästamise aeg ka, et teraviljadel võiks esimest korda äästada enne kultuurtaimede tärkamist. See on siis 3-4 päeva peale külvi. Selleks ajaks umbrohtudel on moodustunud just need valged idandite niidikesed. Umbrohud ei ole veel maapinnale tõusnud, et sellel ajal on nad võib-olla kõige kergemini hävitatavad. Ja teine äästamiskord võiks teha siis, kui teraviljal on 3 lehte, umbrohud on tõusmete faasis. Ja kolmas äästamiskord siis teravilja võrsumisfaasis. Et kui teravili on näiteks 1-2 lehes, siis sellisel ajal ta on väga tundlik ja selle umbrohutõrje me võime küll saada üsna efektiivse, aga me kahjustame oluliselt ka kultuuri. Tavaliselt tootjad ikkagi jõuavad heal juhul 1 korra kevadel äästada oma põllud üle. Õlikultuuride külve soovitatakse äästada 2 korda, esimene kord idulehtede ja teine kord siis 4-5 lehe faasis, et vahepealsel ajal jällegi õlikultuurid on hästi tundlikud äästamise suhtes. Ja hernes jällegi esimest korda vahetult enne tõusmete ilmumist pinnale ja teine äästamine siis, kui hernel on vähemalt 4 lehte, et vahepealne aeg jällegi hästi tundlik, aga herne puhul on oluline see, et kindlasti tuleb vaadata seda, et köitraud ei ole kokku kasvanud. Et mõnikord võib olla juba niimoodi, et hernel on 4 lehte, aga köitraud juba hakkavad kokku kasvama ja siis enam hernest äästada ei tohi. Ja reavahede harimine, et reavahede harimine annab nüüd niisuguse pikema akna ja kasutada saab teda siis, kui on teraviljad külvatud laiarealiselt. Et vahelt harida siis kusagil 2-3 nädala tagant ja teha saab seda siis nii kaua, kuni kultuurtaimed on kasvanud nii suureks, et nad kasvavad juba reavahedes kokku. Teraviljast saab tegelikult ka kasvuajal umbrohtu eemaldada selliste tehnoloogiatega, et siin on nüüd Comcat mul välja toodud, mis siis lõikab umbrohud mullapinnalt läbi kasvavas teraviljas. Ja Rootsis on seda Comcati üsna palju uuritud, tema mõju, ja on leitud, et ligi 100% isegi võib olla seemendusvõimeliste umbrohtude vähenemine teraviljas. Ja umbrohu juurte arvukus siis seal kusagil 65-75% ringis ja saak võiks siis seeläbi suureneda seal 75-95%. Sellega töötamine on võimalik siis põllul sellel ajal, kui ei ole veel teravili veel kõrsuma hakanud, et kuna ta tunneb umbrohu ära just selle varre järgi. Hiljem saab siis juba pealt ära lõigata õite või seemnete varred, et
et just ohakate ja pujude puhul kasutatakse seda võimalust hästi palju, et kui nad on sellest teraviljast juba üle kasvanud, siis niidetakse pealt maha, et vähendada nende seemnetega levimise võimalust. Ja kiire kokkuvõte ka, et kindlasti mitmekesine külvikord, mis on oluline siis nii taime tervise seisukohalt, on oluline ka mulla viljakuse, mulla omaduste seisukohalt. Vahekultuuride regulaarne kasvatamine aitab hoida siis ära ka erosiooniohu muidu nendel põldudel, mis jääksid talveks taimikuta. Vahekultuuride regulaarne kasvatamine siis aitab mõningatel juhtudel ka parandada kultuurtaimede saaki. Umbrohutõrje on siis selline suur ja pidev töö mahetootja jaoks, et kindlasti jälgige oma põllu üldist seisundit, pidage kinni külvikorrast, et seal oleks siis võimalikult erinevad kultuurid, sealhulgas siis ka vahekultuurid, tehke allakülve, kasutage mitmeniitelist ristikut või teisi haljasväetiskultuuri ja kõre koorimine ja künd on umbrohutõrje seisukohalt väga olulised tehnoloogiad mõlemad ja tagage oma põllukultuuridele head tingimused kasvuks ja hooldage põllukultuure kasvu ajal. Aitäh kuulamast!